selleks, et emailid liiguks või nii-öelda emailid programmist välja läheks. Et selle kohta meil on olemas tegelikult eraldi juhis, aga ma hästi kiiresti saan ära näidata, mis on need põhilised asjad, mida te saate teha või mida siis nii-öelda täita selleks, et emailid hakkaksid iseenesest liikuma. Ehk siis põhiline asi on see, et see, kes iganes siis hakkab emaile välja saatma, ehk siis moodulis üldine register nimega isikud. Siin peaks olema isik, näiteks mina. Ja mul peab olema siin emaili aadress, mille pealt hakkavad emailid välja liikuma, ehk siis dmitri@excelit.ee. Moodul üldine, register nimega isikud ja üldiselt on siin teie isik ees. Minul on siin demo andmebaasis, on see natuke teistmoodi seadistatud, aga see ei oma kokkuvõttes tähtsust. Email ja see on siis see välja minev email, kust siis hakkavad kirjad välja minema. Sellel isikul peab olema postkast, ehk siis ma siit ütlen talle koosta postkast. Juba on, väga tore. Kui seda ei ole, siis see võiks olla. Ja vastuvõtjal, ehk siis kui me räägime siin sellest Excellent Business Solutionsist, eks ole, kontaktikaardil peab olema täidetud emaili aadress ning tehnilistest seadistustest moodulis nimega email ja konverentsid, email ja postad, seadistus nimega emaili SMTP server, sihuke keerulisema nimega seadistus, siis need on, kui tegu on meie pilves oleva kliendiga, siis need andmed pädevad, kui need sinna sisse kirjutada, siis need sobivad, ehk siis saate nüüd siis endale kas selle maha kirjutada või siis lihtsalt hiljem meie korduma kippuvate küsimuste andmebaasist igaks juhuks üle vaatama. Ehk siis meil on ära määratud selle SMTP serveri aadress ja see port, millel need meilid välja liiguvad. Ning üks asi veel on seadistus nimega gateway seadistus, seadistus nimega emaili ja kausta seadistused. Siis see linnukene on siin tähtsam. See kõige esimene linnukene, mille nimi on lukusta kõik saadud emailid. Teine, lukusta ja saada emailid automaatselt. Ehk siis selleks, et emaili programmist välja saata, siis näitan uuesti. Kui need seadistused on paigas, siis moodul, ma ei pea isegi moodulit vahetama. Ma võtan kliendi hetkeseisu oma kontakti pealt, otsin üles selle arve, koostan siit emaili ja selleks, et see email välja läheks, on vaja panna linnukene saadetud ja salvestada.